No võib-olla arvate, et olete nüüd väga pikalt maganud ja jaanipäev on vahepeal kätte jõudnud, aga tegelikkuses oleme me hoopis Vabaõhumuuseumis, kus toimub kevadpüha tähistamine ja vaatame, millised traditsioonid siin siis kombeks on. Kuidas siis nende kevadpüha traditsioonidega on, et mida siis, mis kombeks oli? No, meie ikka kevadpüha teeme ikka niimoodi, et see on selline püha, kus me siis teeme ikka paremat toitu ja katsume selleks ajaks juba ikka siin aiavilja korda teha, nii palju kui on võimalik juba midagi maha panna ja siis käime laadal loomulikult, käime ka oma võid müümas ja mune ja piima ja kõike selliseid saaduseid, mida meil endal on. Härjapea talu peegeldab umbes 1930. aastaid, kui juba osad tänapäevasemad köögiriistad kasutusele võeti. Näiteks oli välja toodud koorelahutaja, mida vanasti kasutati selleks, et piimast saada koor ja see omakorda võiks teha, ikka selleks, et paremini säiliks. Meil on siin, näete, selline uus massin talus nagu koorelahutaja. See teeb meie elu nüüd ikka palju kergemaks ja siin tüdrukud meil õppisid piimanduskursustel ja õppisid seda massinat kasutama. Nii hea! Valmistoodangut sai kasutada oma pere pidulaua katmiseks, sahvrisse külma panna või siis kohe laadal maha müüa. Ning nii tegid ka paljud laadalised, kes oma toodanguga Vabaõhumuuseumisse tulnud olid. Mida põnevat siis pakkute siin täna? Limosi palun siin. Sooviksite ehk proovida? No võib-olla tõesti tuleb siis proovida. On puhtal kujul tšillimoos, on ingveri lisandiga, on küüslaugu lisandiga. Aha. Ja see oli siis see ingveri versioon? See on ingver, jah, just. See on üsna terav. Väga hea. Väga hea. See on selline õige kikk täpselt, aga ei ole nagu üldse nagu selline halvav, aga täpselt selline mõnus. Sobib nagu väga paljudele inimestele, kõigile võib öelda. Väga hea lavendli hüdrosool, ise kasvatatud lavendlist. Meil on 1,5 hektarit põldu, umbes 12 000 taime. Kus te kasvatate seda niimoodi? Lääne-Harju vallas Sootsu lavendel, selline tore koht. Okay. Ja hüdrosool. Mida see teeb head? See on nahale väga head, on selles mõttes igasugustes sügelemiste või selliste asjade vastu, kui kuskilt ära põletad. Ta leevendab nagu hetkega asju, et sääse ammustuste vastu. Eesti suvi on tulemas. Just, et sääsepunnid, mis hakkavad sügelema, lasete peale ja võib öelda, et unustad. Neile aga, kes laadalt ostetule lisaks ka mõnusad kõhutäidet otsisid, oli avatud pop-up restoran, kus tippkokkad inimestele põhimõtteliselt lageda taeva all gurmeetoitu pakkusid. Meil on siin see hüpik restoran, kus on siis esimene, mis me peakokkadega korraldame siin Vabaõhumuuseumi Kiigeplatsil. Meil on seal lõkke ja praegu on just käib siis esimese lõuna pearoo serveerimine. No nii, praegu siis serveeritakse külalistele sütel grillitud Liivimaa lihaveist väikeste sõpradega. Lähme siis kohe uurime, et kuidas siis külalistele siiani maitsenud on. Tervist, segame korra. Kuidas siis siiani see restorani kogemus olnud on? Suurepärane, väga peen ja väga maitsev toit on, tõesti. Kas olete enne käinud niimoodi sellises vabas õhus täiesti 5 kraadiga söömas sellist gurmeetoitu? Ei ole, et see esimene kogemus, aga väga hea kogemus. Jaheda temperatuuri ja tibutava vihmakiuste oli rahvast vabapäeva nautima tulnud palju ja keegi ilma pärast ei nurisenud. Kuidas te siis tavaliselt kevadpüha tähistate? Täpselt nii tähistamegi. Tulime siia toredale laadale ja avastamisrõõmu on kui palju. Saab looduses olla, vabalt liikuda ja kindlasti on väga tore ka see, et saab osta siis erinevaid käsitöötooteid. Kõik naudivad vabapäeva, väga tore näha, et kõik on siin oma lastega, lemmikloomadega, et keegi ei ole kuskil kodus 4 seina vahel.